Tere, siin Tauno. Selles videos vaatame, kuidas jätkata suurema programmeerimisülesande lahendamist. Seekord keskendume funktsiooni loomisele. Teeme seda näidisülesande 100 aakri mets näitel, mille täpsema kirjelduse leiab programmeerimisõpikust. Eelnevalt alustasime ülesande lahendamisega ja lõime programmi, mis loeb failist kõik read ujukooma arvudena järjendisse pindalad. Ehk meil oli selline fail ja siis olid järjend pindalad, kuhu siis kõik need read ujukooma arvudena sisse loeti. Ja lõpus väljastasime ekraanile. Paneme korraks käima, küsitakse faili nime andmed.txt ja väljastataksegi siis ekraanile. Selles videos koostame siis funktsiooni juurdekasv, mis võtab argumentideks metsatüki pindala ujukooma arvuna aakrites ja metsa aastase juurdekasvu hektari kohta. Vaatame korra ülesande teksti. Lahendame siis sellist ülesannet nagu 100 aakri mets ja selles videos siis koostame funktsiooni juurdekasv ja selle funktsiooni juurdekasv koostame siis sellise, mis võtab argumendiks metsatüki pindala ujukooma arvuna aakrites ja metsa aastase juurdekasvu hektari kohta, samuti ujukooma arvuna. Ning tagastab selle pindalaga metsatüki aastase juurdekasvu ümardatuna sajandikeni. Ja siin all on näide ka sellest funktsiooni rakendamisest. Ehk siis kasutatakse kahte argumenti ja ekraanile väljastatakse siis vastav arv. Hakkame siis programmeerima. Esiteks siis loome funktsiooni def juurdekasv. See siis saab kaks argumenti pindala ja kasv ning seejärel midagi arvutatakse ja tagastatakse kasv kokku. Kuidas siis see kasv kokku arvutatakse? Kasv kokku siis arvutatakse selliselt, et võetakse see pindala, teisendatakse vastavalt ülesandel näidatud nõuetele. Ehk siis üks aaker on 0,4 hektarit ja lõpuks korrutatakse läbi siis aastase juurdekasvuga, ehk siis see on meil muutuja kasv. Ja funktsioon tagastab siis selle kasvu kokku. Katsetame seda funktsiooni siin all, kommenteerin praegu selle osa välja ja ekraanile väljastan siis print, funktsiooni nimi, juurdekasv ja siis siia pindala teeme siis täpselt nii, nagu siin näites oli 3,78, 6,6. Paneme käima, andmed.txt ja on näha, et vastus on iseenesest sama, peaks olema 10,1, aga see on jäänud siis ümardamata. Nii et selle tulemuse ümardame siis käsuga round 2 kohta pärast koma. Proovime nüüd. Ja nüüd on siis õige tulemus. Iseenesest siin funktsioonis ei peagi seda muuta defineerima. Võite selle sama ka kohe siis tegelikult ekraanile väljastada. Ja kustutame siis selle rea siit ära. Proovime nüüd. Ja sama tulemus. Tegelikult saab seda funktsiooni katsetada ka siin all. Kui te olete programmi käivitanud, siis saate seda funktsiooni ka siin katsetada. Juurdekasv 3,78, 6,6 ja näete ka siin seda tulemust. Ja viimase asjana siis siin programmis peaks selle funktsiooni ühe argumendina kasutama siis mitte ette antud arvu, vaid siis arvu pindalade järjendist. Ja teiseks siis küsitakse kasvu, nii et siin peaks küsima kasvu ja kasutama seda. Nii et alustame siis sellest, et küsime kasv võrdub ja see on siis ujukooma arvuna, float, input ja trükime siia sisestage aastane juurdekasv hektari kohta tihumeetrites, koolon ja tühik. Ja nüüd siis kasutame seda sama konstruktsiooni for L in pindalad, ehk siis vaatame igat pindala elementi. Kasutame siis selleks seda funktsiooni.
kustutan siis siit selle ära ning esimeseks argumendiks läheb siis pindala element ja teiseks siis küsitud kasv. Proovime nüüd nii, et küsitakse faili nime andmed.txt. Nüüd paneme see sama 6,6 ja näeme, et ekraanil väljastatakse 4 arvu. Neist üks on sama, mis meil siin testimisel. Kuna 3,78 ja 6,6 annavad 10,1, siis võime kontrollida, kas teine arv on 3,78. Jah, on. Seega tundub, et programm töötab väga hästi. Järgmises videos vaatame, kuidas kasutada tingimuslauset, kus metsatüki pindala peab olema suurem siis ette antud arvust. Head nuputamist!